Kas 150 aastat on vähe või palju? 150 aastat ühe inimese eluea jaoks, nagu meie oleme sinuga, on palju loomulikult ja see ületab meie taipamisviisi isegi siis, kui me ajalugu õpime ja teame enam-vähem, mis toimus 150 aastat tagasi. Me ei suuda päris asetada ennast tollaste inimeste olukorda ja pähe, aga ilmselt jah, Jumalariigi ajaloos ja ka kiriku ajaloos, mis on ajalikult ju mõõdetav, mida me teame umbes, kuna see algas, on see ikkagi päris lühikene periood. Häädemeeste kirik asetseb romantilise rannatee ääres. Mida on romantilist siin selles kirikus ja koguduses? No vaat siin ongi selline, et kui sa loed selle romantilise rannatee silti Pärnu poolt keerates Vanale Riia maanteele, siis sa näed, et eesti keeles on romantiline rannatee, mis on projektimajanduse kaubamärk. Ja inglise keeles on lihtsalt tourist road. Ja nii see elu enam-vähem lähebki, et eks inimesed püüavad tutvustada oma piirkonda ja mõtlevad sinna juurde ka suuri sõnu, kuigi võib-olla teatud asjades jääb sõnu väheks. Ma arvan, et kiriku suurim romantika on selles, et me kohtume kirikus Jumalaga. Ja kui me oleme kohtunud Jumalaga, siis meil on hõlpsam kohtuda üksteisega ka inimestega. Ja see loob aluse romantikale nii selle sõna kitsamas tähenduses, kui ka sellele hinge osadusele, hinge peiu Kristusega laiemast kui müstilist tähendust. Mida Häädemeeste kogudus praegu kõige enam soovib ja ootab? Ma arvan, et nagu enamik meie väiksemaid maakogudusi ootab ka seda, või see koguduse tuumik, siis keda me võime kirjeldada sellisena, et koguduse liikmed tuleksid taas rohkem kirikusse, et nad leiaksid üles tähendust. Emotsionaalses tähenduses sügavamalt. Ja siis hakkab see tähendus paistma nende eludest ka neile ümberringi elavatele inimestele, kes kunagi pole kiriku kokku puutunud. Või on käinud niimoodi korraks läbi. Et siis hakkab toimima see, mida me siis kutsume ka missioniks või evangelisatsiooniks. Ehk see kiriku tavapärane toime, nii nagu ta läbi aegade on olnud siin kandis siis selle hoonega seotud 150 viimased 150 aastat.